Täna õhtul siis on Ringvaates näha see kogu türkiisvaiba glamuur ja minu kõrval seisab üks duost ehk siis Karmel Killandi, kes on aastaid meile Ringvaatesse seda türkiisvaiba glamuuri toonud. Aga Karmel, seekord ei olnud väga glamuurne või kuidas oli? Minul oli ka paras ellujäämiskursus. Nüüd ma tean, teie olite nii-öelda eelistsoonis, aga see oli ikkagi väga keeruline. Eks ta on kõik aastad, et see, kas ta nüüd on sees või väljas, selle pluss on ainult see, et näiteks ühel aastal Austrias hakkas sadama vihma ja siis me saime selle kõik ka kaela. Et me olime kindlalt kaitstud paigas, aga ta on raske igal juhul, sellepärast, et sa pead õppima 37 artisti väga lühidalt omale selgeks ja nad otse kohe ka ära tundma. Et see ongi meie duo mõte, et kui Marko teeb intervjuud, ütlen mina, kes tuleb ja kui mina teen intervjuud, siis Marko sosistab mulle tasakesi selja tagant, et kuule, võtame selle ja selle veel ja keegi jälgib, kui ma teen samal ajal intervjuud, nagu sina minuga praegu, kui siit selja tagant läheb keegi oluline mööda, siis ta läheb jookseb ja ütleb talle, et oota natuke, tule palun tagasi. Et see tegelikult tundub ainult lihtne, aga tegelikult on see päris suur logistika, sest sa pead nagu kiirelt haarama ja kui ta sulle siis ette tuuakse, et kes see siis oli, eks ju, on tahes-tahtmata 37 võõrast inimest, kui ta ei ole väga kuulus, no võivad minna sassi. Et siis, ja sul on aega ainult 2 minutit, sa saad sisuliselt 2-3 küsimust igale ühele esitada, mis tähendab seda, et sa pead panema ainult naelapea pihta. Kuidas ma nüüd ütlen? On artistid, kellel ta saadab suur menu, kes huvitavad ka eestlasi rohkem ja on artistid, no ma ei tea, Montenegrost ja niimoodi. Mida te nende käest küsite, et kas ühe kohta mingi maasikas välja otsitud, et siis küsida seda? Vot see ongi see, mida Marko ka oma jutus välja tõi, et need on Anu Välba ja Eleri all, kes meid aitavad. See taustatöö on tehtud, me kasutame seda erinevalt, et Marko ei räägiks sama juttu, mida mina täna punasel vaibal ja tõesti, vot need ongi need 3 küsimust, et näiteks kui Iisrael võitis, siis me teadsime, et solistil on kaasas suur kohver kommidega. Oligi. Küsisimegi, miks nii? Ja siis ta ütleski, et aga sellepärast, et ma vajan nii hirmsasti magusat, et oma energiat üleval hoida, et siis ma ei pea kedagi neid saatma ostma. Et neil on sellised veidrused või kui kellelgi on ikkagi kostüümi peal 20 000 Swarovski kristalli, siis me küsime selle kohta. Aga samas me loomulikult küsime ka suure hääle ulatuse kohta, nagu näiteks tänavu Poola lauljal on 4 oktavi, Mariah Carey'l on 5, et me küsime, või näiteks, eks ju, üks favoriitidest on Austria JJ, eks ju, kes on kontratenor, väga huvitav hääl, tal on ka need naisterahva sopraninoodid olemas, mis tähendab seda, et ta võib laulda kõike. Loomulikult küsisin, kuna ta õpib Viini riigi ooperi juures just seda sama laulmist, et miks sul Eurovisiooni vaja on, kui sul on tegelikult klassikalises muusikas selle erilise häälega tööd küll, aga ta ütlebki, et aga tänapäeva maailmas peab oskama kõike, ma tahan kogemusi saada. Et selles mõttes sa pead ikkagi küsima kõigepealt selle kõige olulisema ja huvitavama ära ja siis vaatama, mis saab. Ma näen, sinul on kodutöö peas igal juhul. Karmel, aga ma saan sinult ikkagi küsida nüüd, kuna sa oled siin mõnda aega olnud, kuidas siis on Tommi siin vastu võetud ja tegelikult on ta ju tibakene ka kerkinud, vist oli 7. kohal juba, et ehk siis kuidas Tommil hetkeseisuga läheb? Huvi tema vastu on ikkagi väga suur algusest peale juba enne seda, kui me siia jõudsime, et tõesti väga suured kanalid alates BBC-st tahavad tema intervjuusid, on nõus ikkagi arvestama kellaaegade ja kõige muuga, et see on näitaja, et ta on nii-öelda tegija. See on Eestile väga hea, ükskõik mis koht tuleb, aga me oleme juba ette, ehk see periood, kui me oleme pildis, on pikem. Ja kindlasti tema puhul mõjutab eelkõige, et ta on ju kombinatsioon sellisest kunstipärasest pöörasusest versus selline huvitav liikumisoskus, sest ta tegelikult on ju päriselt ka väga hea tantsija. Et seda ei saa õppida naljalt ära niimoodi mõne kuuga, see on tõesti ikkagi lapsepõlvest kaasas, ta tunnetab oma keha, oma hoiakut, see on igas nüansis tunda ja kindlasti teatav salapära, et ta ei anna neid intervjuusid kogu aeg, küll aga ta on teinud maratoni, siin ta oli eile ühena esimestest vaibal ja lõpetas praktiliselt viimasena, et ma arvan, et see on see koht, millest ta nüüd hakkab ka tasapisi aru saama, et siin on tõesti 75% suhtlemist ja siis see ülejäänu on 3 kontserti. No teie olete saanud nüüd ka Margoga seda linna natuke näha, et kui nüüd jätta see elukallidus välja, siis kutsuksid lugejaid Baselit külastama ja näiteks üks koht, mis sulle väga meeldis? Jaa, kuna Marko on ju eriti kirglik kunstihuviline, siis me tavaliselt leiame võimalused, kas me läheme kuulama mõnda suurt ooperi või ooperit või sümfooniakontsepti, mis on minu eriala, või siis tema valib mõne uhke kunstinäitus, ma väga soovitan Baseli kunstimuuseumit.
See on tõesti mitmes majas väga uhke valik, nii vanemad kui kaasaegsemad kunsti, kõik saavad valida. Ja siin on ka hästi tore selline maailma väikseim muuseum, see on ühe akna taga, kuhu inimesed siia linna tulles hakkasid niimoodi sisse piiluma. Ja see oli sobival kõrgusel ja siis see pererahvas nagu mõtles, et kui nad niikuinii meie tubadesse piiluvad, et me vaatame siis, paneme siis iga mõne aja tagant natuke välja, alates viinaklaasidest, lõpetades Eurovisiooni nukkude ja kõikide kaunistustega. Nii et siin on päris toredaid asju, mina soovitan küll. Nii, aga meie läheme nüüd Karmeliga vaatama esimese poolfinaali proovi, kuhu lastakse ka ajakirjanikud ja hoiame siis pöidlad pius.